Tere, hea Delfi erisaate kuulaja. Kohalikud valimised on lõppenud. Need olid üsna dramaatilised nii üleriigiliselt kui ka kõigis omavalitsustes, millele me kõige rohkem tähelepanu pöörasime, eriti muidugi Tallinnas. Me arutame, mis saab edasi Eesti poliitikast, nendest omavalitsustest ja jõuvahekordadest volikogudesse pääsenud nimekirjade vahel. Headeks külalisteks on Delfi Eesti Päevalehe arvamustoimetusjuhataja Erik Moora, tere! Tervist! Ja Delfi tegevtoimetaja Grete Lehepuu. Tere, tere! Ma annan siis teada, mis ma vahepeal teada olen saanud. Vuristan natukene ette oma tänaste telefonikõnede tulemusi, lisaks sellele, mis on niikuinii teada valimisteenistuse avaldatud protokollidest. Esimene kõige markantsem uudis on see, et mida võib-olla kuulebki kõige esimesena eksklusiivselt siin podcastis, siis kui inimene selle piisavalt vara lahti võtab, et Urmas Sukles on tõepoolest Haapsalus kukutatud. Jaanus Karilaid kinnitas mulle just loetud minutid enne selle salvestuse algust, et Isamaa alustab seal koalitsiooni läbirääkimisi valimisliiduga terve Haapsalu. Linnapeaks saab siis endine välisministeeriumi ametnik Olavi Seisonen. Väiksematel omavalitsustel me nii palju ei peatu, lähme kõigepealt kohe Tallinna juurde. Tallinnas on volikogus 79 kohta, enamuseks vaja 40, Keskerakond sai 37, sotsiaaldemokraadid 17, Isamaa 11, Reformierakond 8, parempoolsed 6. Et rääkisin kõigi nende erakonna esindajatega täna nii siis tsiteerimist võimaldaval viisil kui ka taustal ja minu teadmine on siis see, et milles on kõik ühel nõul on see, et kaalukeeleks on Isamaa, on omamoodi küll vist mitte otse teinud Mihhail Kõlvart, Keskerakonna linnapeakandidaat ettepanek Urmas Reinsalule, et võiks kahekesi moodustada koalitsiooni ja Grete just ka jälgis Sotsiaaldemokraatliku erakonna linnapeakandidaadi Jevgeni Ossinovski pressikonverentsi, kus tema tegi ettepaneku Isamaale ja Reformierakonnale ning parempoolsetele samuti koalitsioon sõlmida, et Isamaa peab nüüd kahe vahel valima ja nii palju, kui ma Isamaa inimesi täna kuulanud olen ja tegelikult ka natuke varem, saadakse ühest küljest väga hästi aru sellest, et Keskerakonnaga koalitsiooni minemine oleks paras risk, et see võib-olla ei ole Isamaa valijate soov, et Mihhail Kõlvart aidatakse taas Tallinna linnapeaks, kui vaadata kas või seda, et kuidas ajalooliselt Isamaa valijad on Keskerakonda eriti Tallinnas suhtunud, aga teiselt poolt jääb ju Urmas Reinsalul ka võimalus argumenteerida selle nelikliidu kahjuks, sisaldab endast Reformierakonda, kes on teinud riigipoliitikas Isamaa hinnangul kõik halvasti ja Reinsalu saab rõhutada seda, et need valimised olid suuresti seotud sellega, mis toimub riigipoliitikas, et Isamaa tulemus tõestab seda ja siis saab ta osutada veel sellele, mis toimus Reformierakonna juhtimisel sellel kevadel ja suvel Tallinna munitsipaalpoliitikas ja tuua välja, et need on väga head põhjused mitte minna koalitsiooni teiste seas Reformierakonnaga. Ma võib-olla Gretest alustaks, sina seda pressikonverentsi vaatasid. Kas selline jõuline lähenemine, kutsume kaamerad kohale ja teeme Isamaale selgeks, et nendel on tee Keskerakonnata linnavalitsusse olemas, võib-olla märk sellest, et sotsid kahtlustavad, et Keskerakond võib teha Isamaaga, Isamaa Keskerakonnaga. Ma ütleks, et Isamaa on, nagu sa sõnastasid, jälle see priske pruut pärast valimisi on ju, et keda kõik tahavad. See on magus koht, kus olla ja nad ei kipu väga kiirustama ju vähemalt nii palju, kui Riina Solman on avalikult kommentaare jaganud, siis Isamaa Tallinna piirkond, kui ma õigesti mäletan, kohtub ka nüüd täna pärastlõunal, esmaspäeva pärastlõunal ja alles õhtul siis arutatakse suuremas ringis, et nad ikka üldse ei kiirusta või vähemalt avalikkusele selle mulje on ju jätavad. Aga Isamaal muide nüüd on siis nagu kaks sellist akronüümi, millega me peame harjuma. Üks on IKE, on Isamaa Keskerakond ja teine on siis SIRP, ehk sotsid, Isamaa, Reformierakond ja parempoolsed. Ja vaata, see SIRBis sa tõid välja, et Isamaal on Reformierakonnaga siis nagu koalitsiooni tegemist raske võib-olla oma valijatele selgitada, aga parempoolsed on seal ka üks selline, nende jaoks selline väike pruun plekk, mida nad välja toovad ja parempoolseid ju, kes on siis endised isamaalased, peavad tugevalt reeturiteks, et nüüd on küsimus, et keda nad siis
kuidas nad kaaluvad, et keda on raskem põhjendada ära, kas siis Reformierakonda või ka Keskerakonda, kelle vastu nad on olnud, või siis parempoolsed hoopis. Aga sotside pressikonverents oli Jevgeni Ossinovskilikult väga mõõdukas. Öeldi, et Ossinovski on rääkinud siis kõigi 3 nii Reformierakonna, Isamaa kui parempoolsete linnapeakandidaadiga. Juba eile õhtul, ma saan aru, kombiti võimalusi ja Ossinovski sõnastas seda nii, et nende poolt on võimalus lihtsalt teha ettepanek, kuna kui arvestada siis Keskerakond sealt välja, siis nemad on Tallinnas saanud kõige suurema toetuse, et see justkui nagu moraalne kohustus on ju. Aga mis ma ise niimoodi väikse kõrvaltvaatlejana mõtlesin ka, et see on sotsidest kaval, et tuleb esimesena nagu ajama panna, initsiatiivi haarata. Äkki siis saab initsiatiivi kätte ka? See võib isegi juhtuda, et saadakse ka päriselt korraks mingisugune initsiatiiv, aga see on ka niisugune koht, kus Isamaa võib just selle riski, mida sisaldab endas Mihhail Kõlvarti juhitud Keskerakonnaga kohe ühte heita, et selle riski selliseks nagu maandamiseks võivad nad siis mõnda aega teeselda nagu huvitatud olemist nendest teistest läbirääkimistest ja jõuda siis järeldusele, et oi jumal, sealt ikka aetakse täielikku jama ja ei taheta teha elementaarseid lihtsaid asju, näiteks koalitsioonileppesse panna automaksu lõpetamist või mis neil oli just eelmine kord, kui eelmist koalitsiooni kokku panti ja nii edasi, et siin on, Isamaal on ikkagi kujunenud mustriks sellistes olukordades, kus ilma nendeta ei ole võimalik üht või teist koalitsiooni moodustada, siis nagu teha sellest selles mõttes nagu poliitiline mäng, et võimalikult siis tingida, venitada, kaaluda, püstitada mingisuguseid nagu asjakohatuid või läbimatuid barjääre. See oli niimoodi Kaja Kallase teise valitsuse puhul, kus väga pikalt läbirääkimised käisid ja oli vaja sõita Viljandi ja veel haigla vahet, kus Helir-Valdor Seeder oli. Ja see oli ka nüüd Tallinna... Ja siis see oli siis, kui Tallinna eelmist koalitsiooni kokku pandi ja nii edasi. Ja selle, nagu selline pahupool on see, et ka nendes valitsustes ja koalitsioonides sinna ei minda nagu heas usus. Et see tegelikult on see, mis muudab selle koalitsioonide töö väga keeruliseks, et seal ongi osapooltel on nagu huvi põhimõtteliselt üksteisel vaipa alt ära tõmmata, paigaldada kuhugi mingisugused totakaid liiklusmärke, kuskil võidelda, kedagi lolliks teha ja see on nagu pikaajalise valitsemise, me praegu otsime ikkagi ju 4 aastaks Tallinnale valitsemist, selle vaatest on see nii kindlasti igal juhul nagu ohumärk, kui niisugune mäng pihta hakkaks või hakkab. Ja on märke lihtsalt, et sinna poole kipub asi liikuma. Isamaa kindlasti ei mõtle 4 aasta peale, ta mõtleb 2027 Riigikogu valimiste peale. Ja tal on võimalus, ütleme, kui ta läheb siis sinna nimetatud Sirbi koalitsiooni, tal on ju võimalus hakata tohutult välja pressima valitsuselt igasuguseid asju. Ma ei tea, kas te märkasite linnapea kandidaatide debattides, et Urmas Reinsalu pidevalt korrutas, et tema saatis 23. septembril kõigile Tallinna linnapea kandidaatidele pöördumise, kus ta tegi ettepaneku leppida juba enne valimisi kokku nii ja naasugustes punktides. See on nüüd lisaks sellele, et Reinsalu seda pidevalt korrutas, on ka täna Isamaast mulle meelde tuletatud seda, et Reinsalu sellised ettepanekud tegi ja et see dokument või deklaratsioon, kuidas iganes me seda nimetame, nüüd on osutunud selles valguses, kus Isamaa on sellises kingmakeri positsioonis palju olulisemaks, kui seda kampaania ajal peeti ja ma näen siin erinevaid punkte, millest ükski otseselt ei välista koostööd Keskerakonnaga, siin on eesti keele kaitse, aga Kõlvart on ka öelnud, et eestikeelsele haridusele üleminekut tagasi pöörata enam ei saa. Aga ma näen siin erinevaid üleriigilisi asju, hinnatõusu pidurdamine, käibemaksu tõusu tagasi pööramine, toidu käibemaksu alandamise algatamine, linna ja riigi koostöös, siis suurobjektid Tallinnas, väike ringtee, linnahail, rahvusooper, Tallinna haigla, siin räägitakse isegi sündimusest, siin räägitakse ka regionaalsest tasakaalust ja sellest, et Tallinna areng ei saa rajaneda teiste Eesti piirkondade arvel, et seda võib lugeda niimoodi, et need teised Eesti piirkonnad, kus hästi paljudes Isamaa sel korral võitis, et mulle tundub, et valmistatakse ette pinnast siis vähemalt Reformierakonnaga
teiste seas Reformierakonnaga tehtavast koalitsioonis osalemisest keeldumisest või siis kui ei saada just mingisuguseid väga suuri võite riigi tasandil. Ja Erik, kas ma tunnetasin ka sinu jutust, et sa ei usu seda, et Isamaa läheb sellesse nelikliitu ja kui ta ei lähe, mis ta siis teeb, kas lööb üldse käega või lähebki Keskerakonnaga? Pigem siin on, esiteks me siin ju kõik ennustame selles mõttes ja kuidagi loeme mingisuguseid märke ühest või teisest kohast, et see võib ka minna teisiti, sest et Isamaas on vaieldamatult olemas suur hulk poliitikuid ja Isamaal on olemas väga suur hulk valijaid, kelle jaoks on vastuvõetamatu see mõte, et Isamaa on nüüd see, kes kohe Keskerakonna pukki aitab. Tegelikult seda valimist ju, olgem ausad, käsitleti siiski valdava enamuse Isamaa valijate poolt ja mitte ainult Isamaa valijate eest, ma ei räägi, vaid ka kõigi teiste selle potentsiaalse nelikliidu erakonna valijate eest poolt ikkagi kui Keskerakonna vastaseid valimisi. Tegelikult see oli see küsimus, mille pärast siin see kampaania lõpufaasis tõmblemine käis, mitte lihtsalt selleks, et kuidas Tallinna linnavalitsust kasutada oma Riigikogu kampaania üksikuteks mingisugusteks sõnumiteks, vaid see oli tegelikult ikkagi selleks, et Keskerakonna ainuvõim ära hoida ja Keskerakonna üldse selline võimule saamist vältida ja see on paljudele isamaalastele kindlasti päris suur probleem, et Isamaa sees on selgelt olemas see tiib, kes oli väga õnnelik selle üle, kuidas käis valitsemine EKREIKE aegadel, nemad tahaksid seda maailma nagu taasluua võimalikult ja selle taasloomise üks osa oleks see, et teha Tallinnas Keskerakonnaga praegu koalitsioon ja hakata sealt siis nagu raevukalt tampima valitsust. Ja üks aspekt, mida mulle veel meelde tuletati mõnede teiste erakondade puhul vähemalt on see, et ühest küljest Isamaal oleks ju võimalus saada ka terve ports häid ametikohti, mida mõned Isamaa liikmed kindlasti ka sooviksid saada Tallinna linnasüsteemist, eeskätt kui nad teevad Keskerakonnaga, muidugi siis kui nelikliiduga, aga rohkem saaksid siis, kui nad teevad Keskerakonnaga ja teiseks, et see on siis võimalus sellise paarisrakendina Reformierakonnale vastanduda just riigi tasandi poliitikale, et see võiks olla mõlemale poolele ka kasulik siis Riigikogu valimistele minnes ja eriti pärast seda, et kui selline Reformierakonna vastane koostöö on juba sisse töötatud, siis võib-olla on 2027. aasta märtsis lihtsam teha ka kindlaks, et Reformierakond kindlasti kaotab nendel valimistel. Grete, mis sa siis arvad, mis saab? Proovisin ennast panna sinna Isamaa värvidesse ja Riina Solmani või Urmas Reinsalu kingadesse ja panin plusse miinuseid ritte. Ja mulle tundub, et see kahene koalitsioon, et seal on nagu vähem miinuseid võib-olla või et seal on nagu seda võib-olla lihtsam kuidagi ära põhjendada ja kui mõelda et see eesmärk tegelikult on ju riigi tasandil ennast on ju kuidagi kas siis esiteks, et tulla Riigikogu valimistel võitjaks, mis on päris suur tõenäosus nagunii, aga juba praegu on ju Michali valitsusel jalgealune kuumaks kütta, siis Keskerakonnaga seda on nagu turm tuld anda on nagu eriti lihtne, eriti mugav, eriti hea võimalus. Aga öelge ja seal juures on vähem nagu olmet, et kui sa teed selle 4. koalitsiooni sarnane sellega, mis me praegu juba oleme näinud, siis sul hakkabki see liiklus ja märkide jant pihta, sul on igal ühel nii palju huvisid, kraaklemist, siis sa lähed veel parempoolsetega tülli, et seda nagu jama on kahekesi ilmselt vähem. Väike ääremärkus, et me tegelikult ei tea veel kindlalt, kas parempoolsed üldse tahaksid olla seal ei tea, jah. 4. koalitsioonis erinevatel põhjustel, et kas neil ideoloogiliselt sobib, kas neil on üldse vaja enne Riigikogu valimisi ükskõik kus võimul olla. Aga mida ma tahaks teilt mõlemalt küsida, et kuna te päris tõsiselt võtate seda Keskerakonna ja Isamaa ühte heitmise mõtet, siis Reinsalu lastakse ju sõela põhjaks ja mitte ainult sotside ja Reformierakonna poolt. Kas nende reiting peab sellele vastu? Reitingus saab kogeda väikest nii-öelda lohku. Aga see ei morjenda nüüd väga palju, sealt on kõrgelt on tulla küll ja veel. Jah, et ma arvan, et eks selle kalkulatsiooni osa on muulgas ka see, et üht või teistpidi võib
mingisugune mõju sellel reitingul olla ka just, ega tegelikult kui minna Reformierakonnaga ühte koalitsiooni Tallinnas ja sotsidega ka ja kui seal on ja see mingil moel ka see sotside maailmavaade seal peegeldub ja nii edasi, siis see muudab ebamugavamaks võib-olla mingisugused nende sõnumeid riiklikul tasandil, mida nad tahaksid praegu edastada, nii et ma arvan, et lõppkokkuvõttes on see võimalik reitingurangus lihtsalt seeditav, aga ma ei ütle seda, et seda ei tule selles mõttes, et tegelikult ikkagi see turmtuli tuleb ja ma arvan, et on ikkagi päris palju neid Isamaa valijaid, kes tunneksid ennast sellest reedetuna ja nüüd on siis nagu küsimus on see, et kui seda teed tahetakse minna, me just ka räägime, nagu see oleks nüüd juba nagu otsustatud asi, aga tegelikult on see siin meie vestluse kulg lihtsalt, et kui seda teed tahetakse minna, siis nad peavad suutma sellega väga veenvalt ära põhjendada. Ja selge on nii, et on see, et siis selle osa saab olema see, et püütakse mängida nelikliitu kokkuleppimisvõimetuks, otsustusvõimetuks, rahva huve ignoreerivaks ja nii edasi, siis kogu seda mängu, ma loodan, et ja eeldan, et ka need samad valijad tegelikult ikkagi näevad läbi. Üldiselt jah, on ju korduvalt nähtud seda, et valijad annavad andeks, unustavad ära tohutud vastuseisud, mis on enne valimisi, ma ei tea, mis plakatid, mis on tehtud konkurendi pihta, et need nagu kuidagi unustatakse ära ja eriti on see võimalik teha, kuhu vist Eerik viitas ka, et kui sul on nagu see suurem eesmärk, on ju, et kui sa vaatadki sinna, alates sellest jälle, et kuidas meil on et kuidas Isamaa selle kampaania keskmes ka ju rääkis, me peame majanduse käima tõmbama, on ju, Tallinnast me alustame seda, et kui nad suudavad põhjendada oma valijatele, oma erakonna sees ka seda, et see kõik on väga suure eesmärgi hüvanguks, siis see võib ju õnnestuda küll. Vaatame korraks, kas meil õnnestub sooritada selline ühepajatoit, kus me räägime korraga 3 omavalitsusest ja üleriigilistest järeldustest. Enne kui sa Tallinnast ära lähed, siis lihtsalt ühtegi teist koalitsiooni Tallinnast me ei pea tõenäoliseks, jah? 3. sa mõtled? 3, jah. Et selles mõttes, kui parempoolsed langevad välja, siis ei olegi võimalik sotsidel Isamaal Reformierakonnal teha. Parempoolsed ei ole välistanud koostööd Keskerakonnaga. Jah. Ja tegelikult, aga ega Isamaa ei ole ka otseselt välistanud, et Solman küll oskab tuua argumente ja visata tuldi tõrva kelle iganes pihta, aga samas ütleb siis, et oot, me alles mõtleme ja kaalume. Ja parempoolsed ei ole seda siiski välistanud, kui ka nende puhul võiks see tundlikkus võimalikele reitingu muutustele olla tunduvalt suurem, et Isamaal on ikkagi pikaajaline ja mingisugune püsiv valijaskond olemas, aga parempoolsed oma seda nappi tõusulainet peavad ikkagi hoidma ja ehitama ja nende valijad on alati nagu uute erakondade valijad on hõlpsad käega lööma. Ja nende kampaanias oli väga olulisel kohal see, et teeme lõpu või ärme lase võimule siis seda korruptiivset ja venemeelset Keskerakonda. Keskerakond tegi väga hea tulemuse, arvestades, et ootused olid vahepeal väga madalal, aga siiski 1 mandaat vähem kui eelmisel korral Tallinnas. Narvas nad jäävad opositsiooni ja nad tegid lihtsalt oma sellise tavalise tulemuse ära, et mis puudutab sellist suurt muutust Eesti poliitikas, me räägime Reformierakonna langusest ja sinisest lainest ehk Isamaa suurest tõusust. Me saame siin heaks näiteks võtta kohe 3 omavalitsust, et sealt Eesti top 5, et ma jätan Narva vahele, sest see on päris selline eriline case, võib-olla jõuame saate lõpus selleni. Tartu seis on selline, et Isamaa võitis ka Pärnus ja Saaremaal, kui ma teen nüüd kiire kokkuvõtte sellest, et mis seal juhtuma võib hakata. Tartus on seis selline, et Urmas Klaas ja Tõnis Lukas on juba maha istunud koos oma delegatsioonidega ja mõlemad kiidavad, et oli väga tore ja soe ja hea kohtumine, aga kuulen siit-sealt ikkagi ühte nime kõige rohkem, see on Kris Kärner. Kuulen seda nime Reformierakonnast, kuulen seda sotside seast, kuulen seda Eesti 200-st ja need viimased 3 erakonda, mis ma just loetlesin, need annavad siis kokku 26 mandaati, ehk siis potentsiaalselt Urmas Klaasile linnapea koha tagasi. Andrus Ansip ütles just hiljuti, et Eesti 200 võib olla Tartus koalitsiooni moodustamisel kaalukeeleks, et võime siit igasuguseid märke välja lugeda. Reformierakonnal on sotsidega väga hea koostöö olnud Tartu linnavalitsuses, tegelikult Isamaaga ka.
aga sotsidel võiks olla väga suur probleem ikkagi selle Kärneri abil saavutatud valimisvõidu saanud Isamaaga ühte heita Eesti 200 samamoodi, kui me vaatame juba seda isikkoosseisu, kes sai volikokku sisse sotsidel ja Eesti 200-l. Need on sellised, ütleme, kui nad elaks Tallinnas, nad elaks võib-olla Kalamajas, eks ju, et ja see Reformierakonna sotside Eesti 200 seltskond oleks nagu isikupõhiselt ka kuidagi nagu loogilisem. Reformierakond on muidugi ka Keskerakonnaga Tartus küll aga koostööd teinud, et siis oleks ka üks mandaat rohkem kui Eesti 200 asemel nemad sinna võtta. Ja ma kiirelt vulistan ette, mis Pärnus toimub, et seal Siim Suursild tahab teha koalitsiooni koos EKRE ja Reformierakonnaga. Selline kentsakas kooslus, EKRE-l on kahtlemata probleem sellega, et Isamaa ja Reformierakond on seal praegu linnavalitsuses, EKRE on nende kõigi vastu sõdinud, Reformierakonnal ei ole probleem Isamaaga, aga EKRE-ga muidugi küll, et see ei ole nii väike koht, et ei paista välja, et Reformierakond EKRE-ga koostööd teeb ja seal on ikka paras segapuder, et see kooslus annaks 24 kohta 39, eks ju, enamus on siis 20, võtta siis näiteks EKRE asemel Keskerakond, see on 22, aga Suursild arvavad, et see on ikkagi natukene liiga napp ja nii ei taha teha ja siis on seal veel valimisliidud sees ja parempoolsed, kes said 2 mandaati, paiskavad seal nagu kõik segi, et Reformierakonnast näiteks keegi ei julge mulle kinnitada, et nad päriselt lähevad nendele läbirääkimistele, kus EKRE ka on, nii et seal on seis praegu kõige müstilisem minu jaoks. Ja kui me vaatame siis Saaremaad, ka väga tähtis koht, et Eesti suuruselt 5 omavalitsus, 31 kohta, seal on enamuseks 16 vaja, Isamaa sai 11, terve Saaremaa, see on siis see, kus on Madis Kallas, praegune vallavanem Mikk Tuisk ja siis selline aastakümme seal võimutsenud jõud. Nemad kokku teeks 20 kohta ja mõlemast mulle ka kinnitatakse, et kõnelusi peetakse, eeskätt terve Saaremaa loodab siis selle peale, et need 2 teevad koalitsiooni ja tõepoolest, et Rainer Randsar, endine Kuressaare politseijuht, saaks sel juhul vallavanemaks, aga seesama Antsar ütles mulle ka seda, et ka ikkagi Reformierakonna ja EKRE-ga peetakse kõnelusi, mis annaks kokku koalitsiooni, kus on 1 mandaat vähem, aga mis jätab siis Madis Kallase, Mikk Tuisu ja nende praeguse vallavanema kandidaadi Liis Lepiku opositsiooni, mis tähendab, et Isamaa selliseid kombinatsioone seal teeb, aga seal on võimalik nagu ka Pärnus, et tegelikult olemasolev koalitsioon ehk siis ilma Isamaata jätkab ja Pärnus on ka võimalik teoreetiliselt Isamaa nagu välja jätta, et meil on olukorrad, kus Isamaa on igal pool võitnud, kus nad üritavad igal pool koalitsioone moodustada, oma jõul ka kasutada, aga kus neid on võimalik ka välja jätta. Aga hakkame sealt Tartust pihta, et kes võiks olla järgmine Tartu linnapea, kas Urmas Klaas või Tõnis Lukas? Täpselt. kas Urmas Klaas või Tõnis Lukas ongi. Tartu on selles mõttes väga huvitav juhtum, et seal on need kohtade jaotus ja suhete süsteem seal iseenesest nagu linnavalitsus selles on selline, et tegelikult on kõik variandid on võimalikud igasugused, et on võimalik, et jätkavadki Reform ja Isamaa, 2 valimist on nagu sellist suurimat võitjad, suurimat mandaadisaajad, kes on seni pikalt koos töötanud ja on võimalik ka siis erinevad koalitsioonid, kus kumb neist jääb välja. Ja selle teise nüüd, kui me jätame kõrvale selle Isamaa ja Reformi kaksikliidu Tartus osalt samal põhjusel, et need samad jõud erakonna Isamaa sees, kes Tallinnas oleksid huvitatud sellest, et iga hinna eest Reformierakond välja puksida, tahavad seda sama saavutada ka Tartus ja nad veenavad kohaliku üksus siis, et nad Reformierakonnaga ei teeks võimalusel, aga see tegelikult vähemalt mina seda sama koosseisu seal lugedes või vaadates seda sama asja, mida sa juba mainisid, et vaadata, kes on need persoonid seal ja kuidas hääled täpselt jaotusid, siis muudab hoopis Urmas Klaasi šansse paremaks. Sellepärast, et esiteks sotsid said ikkagi korraliku tulemuse, 8 mandaati. Sotside isikkoosseisus on ikkagi väga palju selliseid, kellele ma arvan Isamaaga koostöö ei sobi, kuid või vähemalt on vastumeelne. Pean silmas siis seda noort sellist aktivisti Markus Meierit, kes oli siin üks aktiivsemaid kogu selle Kris Kärneri saaga nagu vastu võitlejaid, Maarja Maatee, Laila Kaasik, Evelis Padar, kõik on oma sellises väga aktiivses ühiskondlikus tegevuses pigem olnud
aktiivsed sellistes valdkondades, mis võib-olla selle Isamaa poliitikaga seal kõige paremini ei sobi või Isamaa sõnastatud ka eesmärkidega. Ja see tähendab seda, et Isamaa alternatiiviks Reformierakonnaga tegemisele oleks justkui koalitsioon, kus on siis nii Eesti 200, EKRE kui Keskerakond lisaks Isamaale 4 osapoolest koosnev koalitsioon, see on see, kust hääled tuleks esimest korda kokku, kuna kõik need said väga vähe kohti, 3 ja 4, Keskerakond 4, teised 3, ja see selline nagu 4 osapoolest, kus peaksid koos olema Eesti 200 eesotsas Kristina Kallase või siis tema nõuniku Daniel Kõivuga, noore nõuniku, ja EKRE-ga näiteks. Ma ei näe seal nagu eriti varianti, et tegelikult siit hakkab nagu paistma, et kui Isamaa ei suuda sotse endaga kaasa tõmmata, siis minu meelest tema ainuke realistlik koalitsioon ongi koos Reformierakonnaga. Eesti 200 mainisid, siis aga Eesti 200-l ei ole väga palju üldse variante üle Eesti. Ehk et kui need kuskile kampa tahetakse võtta ja kui nad seal pirtsutavad, siis ongi kõik ju. Ja, aga lihtsalt neil on alternatiiv, mis on palju mugavam neile, mis on sotsid, Reform ja Eesti 200, 3 saaks hakkama, ei pea 4 olema, ei pea EKRE-ga olema, ei pea Tartu Keskerakonnaga olema ja nad saaksid seal tunda ennast nii-öelda ka sellise nagu väga olulise kaalukeelena. No aga võib-olla võiks lasta Urmas Klaas ennast kukutadagi opositsiooni ja alustada sealt siis partisanisõda Kristen Michali vastu, et saada tulevuseks Reformierakonna esimeheks. Ma millegipärast arvan, et partisanisõda Kristen Michali vastu oleks parem alustada linnapea positsioonilt, just, mitte kaotaja või eemale tõrjutu positsioonilt. Herman, kas sul on kuuldusi, et Urmas Klaas on leidnud endas huvi liikuda Lõuna-Eestist pealinna, sest senimaani seda ei ole kuskilt paistnud? Seda ei ole tõesti 11 aastat juhtunud pärast seda, kui ta Toompealt ära tuli ja praegult seda ei paista jah, et me oleme rääkinud sellest Michali võimalikust kukutamisest ja küsisime eile õhtul temalt endalt ka, et tema ei plaani kuhugi minna, keegi teine ka ei usu, et midagi niipea juhtuma hakkab, ja kui ma täna ühelt reformierakondlaselt küsisin, et kes need kõige tõenäolisemad järglased oleks, et see nimekiri umbes selle Klaasi ja Liina Kersnaga, kes ka Tartus valiti, pihta hakkabki, aga et nemad teeks seda sama, mida tegi Kristen Michal Kaja Kallasele, et see tundub vist praegult päris kahtlane, nendest ei ole samasugused inimesed. Reformierakonna, ma täiesti jätan su küsimusele vastamata, et kes Tartu linnapeaks saab ja mis võimalused seal on. Aga Reformierakonnal, kui nüüd vaadata kogu seda koogelmoogeid, mis me üle Eesti veel kirjeldasime, et väga, täna on ikka väga raske päev neil, eile õhtu juba oli väga raske ja ega siit kergemaks edasi ei lähe. Et kui mõelda näiteks Pärnu peale on ju või seesama Saaremaa, mis sa mainisid, riigi tasandil ollakse hästi teise äärde EKRE-st ennast positsioneerinud. Kohalikul tasandil on jällegi väga sageli EKRE Reformierakond kuskil vallavolikogus on ju vallavalitsuses koos tegutsemas. Et jah, ma ei tea, kas Reformierakond peab selleks, et oma sellest väga rängast kukkumisest üle tulla, nagu painutama ennast sinna EKRE käevangu. Ja see, mida me rääkisime Tartust, Pärnust ja Saaremaast, nad on kõige suuremad omavalitsused, kus selline situatsioon on, aga selliseid omavalitsusi, kus selline situatsioon on väga palju, kus Isamaa on võitnud, üritab nüüd koalitsiooni moodustada ja Tartu puhul see ei kehti, aga Pärnu ja Saaremaa puhul küll, kus siis varasemaga võrreldes väga suure tõusu teinud Isamaa läheb sellise pigem vähem kogenud kohaliku tipp-poliitikuga võimuliitu moodustama ja kus on ka omad ohud, et nad siiski jäävad opositsiooni. Et sinna veel tükk maad aega, kuni me saame tibusid lugeda ja vaadata, et kus nad siis said linnapea vallavanema kohad, kus nad opositsiooni jäeti ja nii edasi. Et saate lõpetuseks me jõuame kiiresti rääkida ka, ja see on jällegi teema, mis haakub rohkem kui ühe omavalitsusega, aga Narva. Mida ma sealt täna hommikul teada sain, on siis see, et lisaks sellele juba õhtul saabunud teadmisele, et seal valimised võitnud Mihhail Stalnuhhin, käime need arvud üle ka, Narvas 31 kohta, enamuseks 16 vaja, Stalnuhhini nimekiri 12, Keskerakond, see on siis nii-öelda frantsiisi Keskerakond, 10, Katri Raigi nimekiri 5, eelmisel korral nad said 15 ja plaan B saab 4 kohta
no matemaatika on siis selline, et noh, Keskerakond ja plaan B näiteks ei tee omavahel, eks ju, Keskerakond ja Raik ei tee omavahel kas või puht matemaatilistel põhjustel ja sellepärast siis muuhulgas sellepärast praegused koalitsioonipartnerid Stalnuhhin ja Raik, kellel on 2 peale 17 kohta, alustavad läbirääkimisi ja jutt sealt on siis umbes selline, et Stalnuhhin on mitte umbes, vaid otse öelnud, et ta ei taha saada linnapeaks, ta ei kavatse seda teha. Kui nüüd see eelmine sellesama koalitsiooni moodustamine käis mullu, siis ta pidi juba saama volikogu esimeheks, ta tõrjuti sealt ära, sest et see riiklik pahameel oli, üleriigiline pahameel oli nii suur selle vastu, et siis Ukrainat vaenav putinismiga flirtiv mees Eesti suuruselt 3. linnavolikogu esimeheks saab. Nüüd see talle terendab, aga kui siis on niimoodi, et Stalnuhhini nimekiri saab volikogu koha, siis on küsimus muidugi selles, et kas vaatamata kõigele, vaatamata hävingule võrreldes eelmise korraga Katri Raik ikkagi naaseb Narva linnapeaks ja kui ma tema juttu täna hommikul kuulasin, siis ta räägib sellest umbes nii, et et eks me ikka vaatame, mis sinna koalitsioonilepingusse tuleb ja vaatame siin üle, et kuidas läheb siis hariduskorraldusega, linna huviharidusega ja kõik võimalike selliste küsimustega, mis annavad mulle alust pakkuda, et Katri Raik saab ikkagi vaatamata kõigele jälle Narva linnapeaks, et see on natuke sarnane skeem, nagu on Kohtla-Järvel ja isegi Tallinnas tegelikult, kus sotsid ei ole kõige suurem jõud, aga kus nad on kuidagi selle omavalitsusjuhi koha ikkagi saanud, sest et selle suurema jõu kandidaat oleks, ma räägin nüüd Kohtla-Järvest konkreetselt kuidagi, ma ei tea, toksiline või muul viisil nagu ebasobiv. Ma ei teagi, kas see on siis, kas ta on enam samas nagu tõsiselt võetav linnapea, kui sa oled Mihhail Stalnuhhini linnavalitsuses meer? Ka selles arutelus mulle tundub, me oleme varem olnud, mul meenub üks mingi pressikonverents, kus Stalnuhhin luges paberi pealt püüdlikult maha asju ja siis, kuidas see oli, nimetas Eestit Nõukogude Eestiks või? Oli midagi sellist tõesti, aga see tookord oli teistpidi, sest Stalnuhhin oli tookord see väike partner ja tema võtmine või mittevõtmine oli nii-öelda siis nagu Katri Raigi selline nagu poliitiline valik väga, aga praegu selles olukorras tundub, et tal väga valikuid ei ole. Et ta valik on ainult nagu see, et põgeneda opositsiooni sügavustesse. Aga ma ütleks Narva nimel ja isegi Eesti nimel Katri Raik peab kuidagi ikkagi ennast vingerdama ära sinna. Ja meile kui me hakkame siis vaatama lõpuks sinna, mis seal, kuidas seda poliitikat tegema hakatakse, mis saab sinna koalitsioonilepingusse ja nii edasi, moraalselt, ma arvan, tuleb seal väga palju, on võimalik teha kriitikat, on võimalik Katri Raigile igasuguseid asju ette heita, aga kui Katri Raik seal Stalnuhhiniga ei jää kokku, kes siis üldse nagu jääb, et see oleks päris kurb tulevik Narvale. Või olen ma liiga sünge siin praegu? See tähendaks võib-olla Stalnuhhin ja Keskerakond, mis oli siis ju enne seda viimast Katri Raigi taastulemist linnapeaks, aga need seltskonnad muidugi vihkavad teineteist, õigemini Stalnuhhin neid, et minu teada Toots käis juba flirtimas Stalnuhhiniga, aga olla korvi saanud. Puht matemaatiliselt Stalnuhhin ja Vaarman plaan B-ga 16 mandaati, see oleks ikka õuduskuubis. Mis ma oskan öelda, kui mul on üks tähelepanek võrreldes selle eelmise õhtu meeleoluga, et kui me kuulutasime triumfi nii Isamaale kui ka Keskerakonnale, kui nüüd päriselt peaks minema niimoodi, et Keskerakond on saanud oma Sillamäed ja Loksad ja Maardud ja need, mis ta niikuinii saab, Lüganuse valas läks ka päris tublisti, seal võeti absoluutne enamus ja Jõhvis saadi okei tulemus, aga mitte esikoht, siis kui nad jäävad opositsiooni nii Tallinnas kui ka Narvas, siis tegelikult ei ole sellise üleriigilise poliitilise jõuula mõttes puhtalt selliste ametikohtade ja positsioonide mõttes väga palju muutunud, et nad said nagu sellise mingisuguse emotsioonilaengu ja nagu kuidagi lootuse elujõule, mida mõnda aega tagasi nii suurel määral ei olnud, aga kui üks kriteeriumitest Keskerakonna eduks on see, et nad enne Riigikogu valimisi saavad omale head töökohad Tallinna linnasüsteemis, Narva linnasüsteemis, siis see ei pruugi üldse nii suurel määral täituda, kui nüüd Reinsalu peaks otsustama Keskerakonna kahjuks. Nii ta on, jah, aga ma arvan, et osalt selle pärast on ka Keskerakond
väga vastutulelik partner, et ta tegelikult, ma arvan, et pakub ikkagi väga palju näiteks siis Isamaale või olgu need parempoolsed, või kui peaks mingil põhjusel see kõik vastu taevast lendama, võib-olla Ossinovski minema puksieerimisel ka sotsidele. Et see ju tegelikult see trikk eelmistel valimistel tehti, kus Raimond Kaljulaid oli sotside esinumber ja linnapea kandidaat ja sotsid kaasati koalitsiooni sellise klausliga, et Raimond Kaljulaid ei tohi tulla linnavõimu lähedale ja nii ta vaeseke ongi Riigikogu riigikaitsekomisjonis tänaseni. Ma tahaks teilt mõlemalt lõpetuseks küsida lihtsa küsimuse, et kuna Keskerakond, nagu see Erik ütlesid, on väga palju nõus andma, et võim säilitada. Kas Urmas Reinsalust võib saada Tallinna linnapea? Põhimõtteliselt ju võib, kas ta ise seda viitsib, on küsimus, et kas see on talle tegelikult kasulik, et ta kaalub ilmselt seda, et kas see on nagu talle ja kas see on Isamaale kasulik ikkagi täpselt selles samas nagu riigi vaates. Küsimus, et kas Urmas Reinsalu võiks saada Isamaale Tallinna linnapea koha, mis võtta siis kas enda istumise alla või anda Riina Solmanile? Mina ennustaksin seda, et esiteks, et see on üks asi, mida Mihhail Kõlvart ära ei taha anda. Et see on ikkagi tema valijaskonnal on see väga oluline asi ja see on absurdne, kui ta annaks selle ära olukorras, kus Keskerakonnal on 37 mandaati ja Isamaal on ma ei teagi peast palju neid oli, aga ütleme, et 10 seal kuskil või natuke rohkem 11 jah. Ja siis ja et see nagu on juba nagu sedavõrd poliitilise loogika vastane, aga motivatsioonist, miks ta peaks seda tahtma ise, ma isegi saaksin selles mõttes aru küll, et seal ta saaks siis teoreetiliselt just ehitada seda valitsusvastasuse narratiivi, nagu pühendudagi Tallinna sellisele nagu rinde loomisele keskvalitsuse vastu, nagu Edgar Savisaar seda oma parimatel päevadel ka tegi. Ja, et kui on see valik, siis ta Solmanile seda vast küll ei anna, seda kohta. Aga ma arvan, et Kõlvart tahab oma meeskonnale, selles mõttes Keskerakond, kuigi ma tean, nad ise oleks tahtnud veel suuremat võitu, tegelikult tuleb müts maha võtta selle eest, kui aktiivsed nad olid, nad lihtsalt toore jõuga tänaval tegid kampaaniat nui 4, iga ilmaga telk püsti, üks inimene sees, et see kogu see energia, mis nad sinna sisse panid ja tõsine töö, et Kõlvart, ma arvan, ta tahab selle oma meeskonnale juba kinkida, et ta toob selle linnapea koha koju ära. Meil jätkuks juttu kauemaks, seda jätkub ka homme, ülehomme ja nii edasi. Delfi kajastus nendest valimistest ja tulemustest, kes saavad linnapeadeks, vallavanemateks, mida otsustab Urmas Reinsalu, kes saab Tartu linnapeaks ja nii edasi. Saate järgnevatel päevadel jälgida. Aitäh, Erik ja Grete. Mina olin Delfi poliitikatoimetaja Herman Keromees. Järgmise korrani.